Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Ja nüüd kohe algab Juku Raadio. Juku-Kalle Raidi köögilaua taha ongi juba kogunenud kõikvõimalikud spetsialistid ja muidu toredad inimesed. Tore, et sina ka tulla said. Juku Raadio laitab elamusi koguda Apollo. Hea Juku Raadio kuulaja, toredat külma neljapäeva kõigile, sest tõepoolest mingil moel meenuvad lapsepõlluaegsed külmapühad, mida mina vähemalt alati rõõmuga vastu võtsin, siis ei pidanud ju kooli minema ometigi ja kool asus mul Nõmmelt kaugel Mustamäel, nii et see oli igati teretulnud, ainult üks puude kandmine Nõmme lahiküttega korteris, kõik oli nagu vanal ajal ja nagu mingis teises maailmas. Aga natukene siis teisest maailmast pajatame me tänases saates ka, sest ma ei oska kuidagi moodi nimetada Virumaad suurte osa eestlaste jaoks muuks kui teiseks maailmaks. Et mingil moel, kui parafraseerida veidikene Ostap Benderit, siis on jää hakanud liikuma, eks ole, siin külmal ilmal härrad vannutatud mehed. Et sel hetkel, kui presidendi kantselei prääksatas, et nad tahavad kolida Narva sügisel, siis tekkis selline mõnes mõttes on ka pisikene huvi antud regiooni vastu. Aga kuna siin köögilauas, mis on Kuku klubis, on ju ennegi olnud kõvasti saateid, mis on ajendatud raamatutest, siis on ainult au ka seda puhku nii teha. Rein Sikk, tere Rein, sina kirjutasid raamatu Minu Virumaa Petroone sarjas. Nii see on, olen süüdi. Ehkki, kas ma valetan palju, kui ma ütlen, et sa oled umbes sama palju virumaalane, kuivõrd Andrei Hvostov on venelane, et mingil hetkel hakkas venelaseks, nagu deklareeris seda jõuliselt igale poole, et nüüd on ta äkki venelaseks hakanud. Ja ma deklareerin väga jõuliselt seda, et ma olen virulane, seepärast, et kui ma deklareeriksin seda, et ma oleks setu, siis oleks eriti imelik. Aga inimesel peavad ju kuskil juured olema ja ma olen otsustanud, et minu juured on aetud viimase enam kui 30 aasta jooksul just nimelt Virumaa mulda. Seepärast, et Tallinnas oli tore elada, 21. koolis käia, igasuguseid tempe teha Kadriorus. Aga vaat asfalt oli just liiga tugev, nagu juured ei läinud sisse. No aga Virumaa, igasuguseid võimalusi on ju veel, eks ole. Virumaa 30 aastat tagasi oli siukene, ma ei tea, kas see bussipeatus on alles, aga ma ikka aeg-ajalt sõpradele tuletan meelde, et seal tõepoolest oli kusagil juba 60ndate lõpust oli siukene bussipeatus, kuhu oli kellegi toreda graffitikunstniku, kohaliku graffitikunstniku käsi sodinud sõnumi Kukrused, tolkad ja bielh, kukrus ainult valgetele. Kuidas selle bussipeatusega praegu on? Selle kohta ma ei tea, aga seda, mida sompa tähendab, seda teavad kõik. Saame aposnoja meesto posle Ameerikiga. Ja see on ka väga ona ja tugev asi. Aga asjad toimivad, et minule väga meeldib ka see, et Virumaa ei ole selline tavaline maakond või tavalise kahe maakonna kogum, ütleme nagu midagi Kesk-Eestis või nii edasi. See kõik on nagu igav, aga seal on sellist hullumeelsust, seal on metsikust, seal on pöörasust. Seal on võimalusi midagi ise teha ja on võimalusi ka selle võrra rohkem võib-olla nagu aia taha minna, aga kõik toimib. Aga Ilmar Raak pajatas mulle just mõni päev tagasi sellest, kuidas tema üks unistus on teha film, selline Eastern, kus tegevus toimub 90ndate Ida-Virumaal. Aga nagu me oleme neid Easterneid ja Westerneid harjunud nägema, et ei pea ju olema mingi täiesti kindel koht või täiesti ajalooliselt tõestatavad asjad, vaid pigem siis see miljöö, kuidas me seda Westernit võtame. Ja siis Ilmar avastas ühtäkki, et eriti 90 algupool oli täpselt siukene Eastern, mis siis kuidagi kogu seda Ida-Virumaad iseloomustas. See võib täitsa olla ja kuidagi alateadlikult võib-olla inimesed tänagi otsivad siukseid kohti. Ja näiteks kui me võtame sellise õudselt laheda koha nagu Viivikonna näiteks. Mida praktiliselt ju ei ole, see on ikka tore lagunenud kohta. Vastupidi, seal läheb elu aina paremaks. Aga pood on juba ehitatud. Ja teistpidi jälle käest ära. Ses mõttes, et vahepeal oli ikka täielik stalkeritsoon nagu. Aga satun millalgi sinna, vaatan nagu üks pere on ennast seal püsti pannud nagu ja teine ja mingisugused pensionärid räägivad mulle, et näed, et Sillamäel oli 2-toaline korter, eks ju. Müüsin selle maha, ostsin 2 maja, ühe endale, teise pojale, nüüd putitame siin nagu.
no tegelikult see Sillamäest ju üldsegi tegelikult kaugel ei ole, et need on ikkagi kiviga visata kohad tegelikult. Seda küll nagu ja bussiliin käib ka sinna, et sellist sürreaalsust on. Ja loomulikult ega mina ka mugava inimesena mitte ei istu seal sürreaalsuse keskel. Mina olen ju Kadrinasse sattunud aastal 1984 ja sealt siis nagu niimoodi teen selliseid väikseid avastusretkesid, eks ju. Ma saan ikka arva, et sa ajad oma haarmeid siis järjest ida poole. No loomulikult ajan ja see ajakirjaniku jaoks on nii põnev ja nii pööraselt huvitav. Näiteks minna jälle kuhugile itta ja hakata lihtsate vene inimestega rääkima lihtsatest toretest asjadest, nagu näiteks NATO. Kui ma vene inimestega läksin NATOst rääkima, siis head kolleegid Maalehest palusid mul 3 korda järele mõelda, et ma seda ei teeks. Aga läksin, ma sain veel Eesti NATO ühingus. Kuna see oli? Aasta eest. Aasta eest lausa, praegu nad on ju suhteliselt mitte teab nüüd, mis vaenulikud NATO juures, et mina mäletan seda asja mingi, ma pakun 15-20 aastat tagasi, siis nad olid valmis kivitaskust võtma, kui sõna NATO kuulsid. Nüüd on ta järjekorras, et mulle vastata küsimustele, öelda, et tegelikult NATO on küll saatanast nagu, aga samas tahtsin nad rõõmsasti neid NATO lippe saada. Ja kõige hullemat asja mulle üks emaga tunnistas on see, et ta teadis, et NATO on saatanast. Ja teine asi, mis on vene inimesele hinge sisse löödud, on see, et iga korralik mees peab olema läbinud sõjaväeteenistuse. Ja läks ka tema poeg siis sõjaväkke ja appi ja halastust. Siis sai ema aru, et tema poeg on ju NATO sõdur. Nii, aga kuna just me hakkas naerma ka teine saatekülaline, kelle ma kutsusin endale veidike nappi, kes teatavasti, kelle jalajälg on tallanud läbi kogu Eestimaa, siis miks mitte ei võiks olla Hardi Volmer, kes aitab Rein Sikul siis Ida-Virumaad või üldse Virumaad lahti muukida, eks ole ju. Et Hardi, Singer-Vingeril on isegi laul, Aino on ainus, see on Jürlau laul, see on ka ainukene, kus Jürlau ise laulab, aga see on ju tublimaist tüdrukust Narvas ja Narva on siin saates olnud tihti teemaks. Narva peabki olema. See on ju, vähemalt ütleme minevikus oli ta ju üks võimsamaid linnu selles regioonis, eks teadupärast ja mille pärast peeti ju lahinguid ja asju. Ja lõpuks pühiti maa pealt minema. Aga Rolts on ise meil ju sealt kandimees. Tema on ju sündinud, kas on sealt samast Sompast vist. Tema sünnikodu. Me käisime seda külastamas ükskord, kui me Kohtla-Järvel mängisime tagasi teel Tallinna suveööl. Käisime Sompas, see oli päris meeleolukas. See oli natuke selline postapokalüptiline meeleolu, aga Eestis on paljudes väikekohtades ongi selline, et üks inimene ja koer on majade vahel näha. Sampas on rohkem. Aga ma nüüd olen tihti sattunud, tähendab mitte tihti ja küll, aga suhteliselt tagasivaateliselt olen viimastel aastatel sattunud Narva tööasjus. Me tegime ühte toredat arhitektuurafilmi Urbanimaatio ja sellega seoses avastasime, ma olen Tiial käinud Varese saare seal kuulsas manufaktuuris sees. Ja Varese saarest ma tuletan meelde, et on ka väga hea dokfilm on olemas, eks ole. See on täiesti fantastiline ja seal muide tuli ka kohe mõte, mis tahab realiseerimist. Enne kui me päris hingu selle teha video sellele samale Aino loole. Aino loo täiesti üheselt see tegevus toimubki Kreenholmi manufaktuuris. Et see oleks väga kihvt, idee on täiesti olemas. Nii et sina väidad, et sa viimasel ajal oled sinna sattunud, viimasel ajal me lugesin isegi. Viimane aeg on, ütleme, mina tagasi vaatasin, ütlen 3 aastat ja 3 aasta sees olen ma sattunud 4 korda sinna kanti erinevatel põhjustel, aga üks põhipõhjus on muidugi see arhitektuur. Ma vaatan, et eks ole, ja teine on see Stalini päikeselinn, mis jääb vahetult enne Narvat. Mis on ka ju tegelikult isegi Venemaalt annab otsida. Ja muidugi vaese mehe Odessa on selle kohta ikkagi öeldud. Aga katsuda Venemaaltki leida nii kontsentreeritult, nii täiuslikku stalinistliku päikeselinna südant või et mis on täiesti stiilne otsast lõpuni. Muuseas, ma olen rääkinud mehega. Kuigi nad on ära rikkunud nüüd selle promenaadi otsas all on mingisugune
ma ei tea, mis sektantide kiriku kökaks tehti. aga see on täpselt nagu päris Odessa rikuti ära, sinna ehitati see ilge 100 moone, vaata Potjomkini trepid otsad, võib-olla see kõik käib väiksemas koopiasse. 60 lõppu tõudud ja just. ma tahtsin öelda seda, et ma olen rääkinud mehega, kes läks Siberisse sellepärast, et ta nägi linna, mille nimi oli Slansgorod, plaani. See linn pidi kulgema alates Kohtla-Järvelt kuni Sillamäeni välja. See pidi olema miljonilinn ja neid kahte linnaosa siis ühte siis Kohtla-Järvet ja teist siis Sillamäed pidi ühendama trollibussiliin. Ainult selle nägemine maksis talle siis nagu niimoodi mõned aastad Siberis. See lugu mul seal raamatus ei ole, aga ütleme, vaata, mis sa rääkisid Narvast ja Narva arhitektuurist, siis üks põhjuseid, miks mina olen. Vabandust, oleme täpselt, ma rääkisin Jumala abiga säilinud Kreenholmis, selle interjööridest ja see käik sealt ühest hoovist teisel, see läbiv, seda tehase hoonestikku läbiv, see on võrratu, eks ole, aga Narva on ainult üksikud nunnud. Sama Sillamäe muudes, kas sina, Rein Sikku värske raamatu Minu Virumaa autor, kas sa oled ka kursis sellega, mille moel see siis Sillamäe 50-ndal projekteeriti ja kuidas oli 60-ndatel, nad tassisid sinna ju suveperioodil palmid. Ühesõnaga selle põhitrepi juurde tassiti palmid, mul on õnnestunud arhiivist mõned fotod leida, talvel nad viisid kuhugi need kasvuhoonetes ära. Ma ei tea, kas sa oma silmaga seda ka oled näinud või ma isegi ei tea, mis aastal see palmide tarimine sinna ära lõpetati. Palmid tariti mitte kasvuhoonetesse, vaid viidi seal kõrval asuva ja õnneks väga hästi restaureeritud stalinistliku kultuurimaja keldrisse, kus praegu on super stalinistlik muuseum, kõigi välisturistide tõeline selline kompu. Et selleks, et näha nagu niimoodi Venemaad selle hiilguses ja selle totruses, ei pea minema Venemaale ja hankima viisat. Võib minna Sillamäele, võib minna Sompasse, võib minna Kohtla-Järvele, võib minna Narva. Et minu see ongi see boonus, mida me teinekord nagu häbeneme endale tunnistada. No jaa, aga kui me nüüd Virumaast räägime, sama Sillamäe näiteks, kui ta oli kinnine linn, ta oli selline intelligentsi linn, eks ole ju. Ja kogu selle jama põhjuseks oli teatavasti uraan, loomulikult, et mis siis veel. Sõjatööstusele väga oluline element, ehkki tõepoolest ikkagi Nõukogude Liidu esimest aatompomi peab ühe müüdikese ikkagi purustama, seda ikkagi Sillamäe uraanist ei tehtud tegelikult. Aga uuringuid tehti seal küll ja tehnilist intelligentsi oli seal kõvasti ja nüüd siis üks kujutage ette, et siis kusagil Sillamäel Balti mere ääres trepp palmidega mere äärde minemas, vanad fotod on väga rajud. Ja, aga sinna juurde paneme veel ühe inimese, et praegu ütleme, kus meil on ju ka siuke tubli piketi aeg, eks ju, meil on üks tubli partei, kes kogu aeg korraldab pikette. Nad on köki-möki selle kõrval, mida tegi seal samas treppide juures ülesse kasvanud Valgevene juut Eesja Šur, 200 piketti Eesti Vabariigi vastu. Ja see oli täiesti uskumatu ja Eesja olema raamatusse pannud seepärast, et ta on see stiilne revolutsioon. Kas see oli veel siis sellel hetkel, kui osa sootsiumit loodis, et tekib mingi Kirde-Eesti kentsaks autonoomia? Ja Eesja hankis endale taha hunniku kohalikke pensionäre ja suutis ka teha selle, et näiteks lihtsalt pani liikluse Tallinn-Narva maanteel kinni paariks tunniks. Kujutage ette, Eesti kõige tähtsam magistraal. Ja siis tuleb üks patsahkam pensionäre, kõigil on valmis tehtud nagu niimoodi plakatid, eks ju, mille poolt ja vastu nad parasjagu niimoodi protestivad. Ja lihtsalt seisavad maantee peal ja panevad liikluse kinni seal. Nii et see oli ikkagi ilmselt 91-92. Mingi sellel ajal, kui siukene värk käis ja kui tõepoolest Ida-Virumaalased vene keelt kõnelevad Ida-Virumaalased ei saanud ikkagi öödega mütsi ära, milleks seda kuradi Eesti Vabariiki vaja. Ma käisin seal päris tihti, see tekitas neile peavalu. Teadmata, kusjuures ega keegi ju seletada ei osanud, miks see peavalu tekitab, aga peavalu oli suur. Impeeriumi inimesel on. No muidugi on. See ei ole mingi põhjendust ja argument. Ei no neil on ikkagi siukene asi nagu. See on nii jabur ja absurdne ja talumatult võimatu. Ja see on nagu ikka tundub sama loogiline, kui näiteks ütleme eestlasele võib-olla tunduks, et ütleme tükikene impeeriumi, kellest kukub ära, kui näiteks ütleme Viljandis Paala linn kuulutab ennast iseseisvaks, on ju idiootne. Jah, sa tahad suure võimsa kalju tüki ülest kukkuda merre olematuks liivateraks.
aga vaat need inimesed, kes hästi hoolega protestisid nagu. Et tegelikult see oli ja see on senini Eesti riigi kasutamata ressurss. Sellepärast, et enne seda, kui see Eesti hakkas protestima Eesti Vabariigi vastu, oli tema leiutajate ja ratsionaliseerijate eestkõneleja. Selle ajal, kui pahad kommunistidest tehase direktorid tahtsid leiutajate ja ratsionaliseerijate igasuguse tööd enda arvele kirjutada, siis Eesti võitles nende õiguse eest saada ise autoostuload kõigi nende asjade eest, mis nad nagu välja mõtlesid. Ja vaata sellel momendil, kui oli vaja nüüd need inimesed nagu enda poole pöörata ja praegu veel on terve pool Narvatäit inimesi nagu. Me ei ole veel osanud seda teha, et neis on energia, neis on slaavi kirg, miks nad peavad seda rakendama Eesti Vabariigi vastu. See ongi probleem number 1 tegelikult. See on mõtte küsimus. Ja, et kuidas saada, eks ole, kuidagi viisi ikkagi see seltskond enda poole, sest neid on väga palju. Ja see on kõik siuke hõre mingi kosmiline Fata Morgana, tähendab, mille ümber käib nagu mingi jahumine aeg-ajalt, tõuseb jälle pinnale ja siis räägitakse aga jah, et see on hästi huvitav probleem ja see peaks saama nüüd Nobeli preemia, kes suudab selles mõttes nagu selle integratsiooni läbi viia. Et see on probleem ja muide mina Riigikogus näiteks olen mina see junn sotside fraktsioonis, kes suuresti käib, mul on järgmine nädal sama mitu vene kooli, kuigi need on Tallinna koolid, aga sagedasti on Kohtla-Järve ja Narva just. No aga mina olen seal kunagi käinud, selleks ei pea sots olema. Kõik käivad kohtumas, kõik käivad, aga mind on ette lükatud muidugi, et vene lastega niimoodi, mitte vene lastega, vaid vene lastega käia kohtumas ja vadistamas ja neile nagu natuke Eesti riiklust lahti seletamas. Hästi huvitav tegelikult. See on pööraselt tänuväärne, mida sa teed. Ma näen ise reporterina toimetades seal. Kuivõrd õnnelik on vene baabuška, kui sa lähed turul tema juurde ja kuulad tema arvamuse ära. Ja paned selle veel kirja ja ütled, et ma kirjutan selle nii üles. Kirjanike liidu raames olen ka mina seal käinud esinemas. Kui mina olin Riigikogus, sai seal ka pidevalt käidud seal ja tollel kohas, aga mis mind huvitab hoopis tükis ja küll. Et Jürlau, kes on suure osa Singer-Vingeri muusika autor, ka lõvi osa Sinku-Vinku muusika autor, tema on siis sealt Sampast pärit. Kuna sa registreerisid üleüldse esimest korda Ida-Virumaad, sest sellel hetkel, ma ei tea, ma kujutan ette, et kui meil on küll väikene peapõlvkond sinuga, natukene ka sinuga vahet, mina noorem, aga mäletan küll väga hästi, kui kentsakas oli esimest korda sattuda Kohtla-Järvele, kui siis tähendab minu onu naise ema, kes on sealt kusagilt pärit, ühesõnaga sinna külla. See oli ikka siukene ahvide planeet, et mitte millegagi polnud harjunud. Aasta võisi olla mingi, ütleme 84 alles. Et kõik need vanad nõukogude bussid, see kohutav tuhapilv üleval, need väga eredad mälestused sellisest karjuvest sootsiumist ja närvilisusest. Sa registreerid Hardi ära, kuidas sina seal Virumaal esimest korda toimetasid? Kui sa nii küsid, see on hästi kummaline, et mul puuduvad mingid tõsised emotsionaalsed või pildiliselt sellised sügavalt hinge minevad mälestused sellest, aga ma käisin, fototõendid on sellest olemas, et ma kuskil 6. või 7. kuskil ala, see võis küll 8. klassi olla. Klassi ekskursioon, ilmselt käisime ka Narvas, ilmselt käisime ka... Käisite Piiteris või? Ei, Eesti piires. Käisime Narvas Kohtla-Järvel, Sillamäe oli kinnine linn. Sellest võis unistada ainult. Sealt tuli mööda sõita, lihtsalt mul on fotomälestused Valaste joal, kus me oleme klassivendadega niimoodi. Aga aasta oli? Ütelda siis aasta oli 70. Ei, vabandust, siiski 73. No 72. Ja 70 algus. Et ühesõnaga sinul sul ei tundunud see nagu teise planeedina? Vaata kui kummaline jah, et sellest ei jäänud nagu sellist mälestust, et see oleks midagi väga pöörast ja teist. See oleks ju meelde jäänud, eks ole. No oleks küll, aga sama küsimus sulle, Rein, et kui sina sellega kokku puutsid, mis aastal see võis olla, mis sulle jäi? Kas ma olen ainukene, kellel tundus ma ei tea, külaskäiguna kuu peale või? Mina sain selle laksu hiljem. Ma arvan, et mul oli 80-ndate algus.
me käisime ülikoolis oma kursusega ekskursioonil Ida-Virumaal ja just seal kaevanduspiirkondades. Ja me käisime rekultiveeritud karjäärides, kus õitses tõesti niimoodi hektarite viisi orhideesid. See kõik nägi seal välja tõesti nagu Šveits, eks ju, oma kanjonitega, oma järvesilmadega ja nii edasi, see oli täiesti uskumatu. No loomulikult kõik see muu seal kõrval ka ja see hakkas pöörast huvi tekitama minus nagu. Aga et ütleme siis, kui ma olin maandunud Kadrinasse oma armsa abikaasa juurde, siis oligi nagu nii nagu mingites klassikalistes seiklusjuttudes maalt ja merelt, eks ju. Siis hakati tegema ekskursioone või ekspeditsioone nagu niimoodi 2 kilomeetrit sinna sisse, tuled tagasi ja edellu 5 kilomeetrit. Vaatad, kas see nii-öelda turvaköis on kinnitatud Kadrina kodu külge. Ja senini ma avastan, nii lahedaid kohti on seal ja nii lahedaid inimesi. Aga kas te panite tähele, et ükskõik praegu kolmekesi siin köögilauas ja ma julgen hammustada seda laudlina, et paljudel kuulajatel, köögilaua kuulajatel ilmselt ka, et siiski mingile moel Virumaale minek on suure osa eestlaste jaoks olnud ikkagi mingi seiklus või see on nagu meeles, sest et me ju ei räägi, millal me esimest korda Otepääle, Viljandisse, ma ei tea, Valka või minu poolest Pärnusse sattusime, kellelgi ei tulnud pähe ka seda. Aga mida mina lugesin just Facebookist eile, Helen Sildna, väga innovatiivse muusikafestivali eestvedaja äkki on avastanud Narva ja kirjutab, et Narvas on lahedad peod. Inimene on peaaegu 40-aastane nüüd äkki ja jälle selles võtmes, et see on nagu mingi teine koht või teine mingi asi. See on ju, see ühendab mingil moel. Hästi vahva oli see. See räägib meile sellest. See räägib sellest, me ei tea. Mismoodi me lahus elame tegelikult või et midagi ei teha, 2 sootsiumi me oleme lahus ikkagi suuresti. Aga see president sel aastal kutsus kõik ordenisaajad või need, kelle ta ordeni annetas Narva. See oli õudselt lahe, ma saan peagi ühega kokku ja räägin seda ka, et huvitav, kas päevaprogrammis oli ka mingisugune väikenegi Narva ekskursioon. Midagi sellist, et et inimesed nagu näeksid, et lihtsalt see, et nagu siin pannakse kosmoselaeva, eks ju, viiakse kuskile teisele planeedile. Kuu peale tuuakse tagasi. Lastakse seal välja siuks hästi turvatud Narva kolledžis ja siis pannakse siin jälle kosmoselaeva, viiakse tagasi selle oma tavalise kohta, et see jääb juba väheks. Et tegelikult tuleks inimesed viia ka sealt samast kolledžist välja üle tee Narva Raekotta, kus on senini täiesti uskumatult hea Narva makett papist ehitatud Narva makett. Kuhu see topitud üldse on? Ma viimati käisin just seal kandis ja Narva spetsiaalselt, kuna mu vana jumal tahtis nõnda, et mu väimespoeg on hollandlane. Ja ma pole taga Venemaale saanud minna, mida ma viisid ta Virumaale. Ma viisin vähemalt üle jõe vaadaku ja ööbisime väga vahvad, hästi fantastiline kihvt värk oli, talle tõesti meeldis ka. Ja tahtsin minagi näha seda, et vene inimene, eks ole, nagu lunastuseks on ehitanud papist selle vana Narva, mida, eks ole, läbi aegade on nimetatud Põhjamaade barokkpärliks. See vana linn ilmselt oleks olnud Tallinnale pika puuga, küll ta oleks noorem küll, aga ta oleks oma kompaktsuselt ja ilult oleks Tallinna vanalinnale ära pannud. No seda meil ei ole, see papist kuju seal ja siis öeldi Ermani tornis, et oi, meil küll siin ei ole, see viidi ära, et see on kuskil seal, ei tea kus, keldris kuskil, ma sain aru, et see on üldse sisse. Ei, ta peaks olema ikka Raekojas praegu, ta on Raekojas. Kas ta on eksponeeritud, ei ole vist? Ei, see on eksponeeritud väga huvitaval moel. See on eksponeeritud niimoodi, et sa lähed Raekoja ukse juurde, lased kella, eks ju, siis tuleb umbkeelne nagu inimene tuleb sinna ja küsib kuda ja kui sa ütleb Fjodori juurde, pažalustage. Nii on, kuulge, me teeme pisikese pausi ja me tegelikult räägime siin Rein Siku Kangelast ja kirjutas raamatu Minu Virumaa ja abiks on Hardi Volmer, kohe oleme tagasi. Te olete Kuku Raadio lainel ja kuulate Juku Raadiot. Juku Raadiol aitab elamusi koguda Apollo. Hea Juku Raadio kuulaja, köögilaud tagasi peale sunnitud pausilt, nagu ikka meil see käib. Ja jätkuvaid külmapühasid vahepeal ei ole reklaamipausiga mitte soojemaks läinud õues. Aga ajendas siis tänase saate teema valikut loomulikult järjekordselt üks raamat ja kodanik Rein Sikk, ajakirjanik ja mina julgeks vabalt öelda, et kirjanik, kes on saanud hakkama sellise teosega nagu Minu Virumaa.
me kõik teame seda Petrone prindi välja antud sarja, kus on igavesti vahvaid asju, ma kohe kasutan kihust, ma tuletan kohe meelde, mis minul on sealt kõige enam meeldinud. Vast Aimar Ventseli Minu Jakuutia on üks, Mailis Udilaise Minu Peterburg ja ei olnud sugugi ka viga Manona Parise Minu Moskva tegelikult. Muidugi selles sarjas on igasugust suvalist pailat ka, kus vananevad prouad jooksevad bikiinide veel palmide all, aga neid me ei käsitle, neid prouasid. Me räägime ikkagi Virumaast, Rein Sikul on abis siin köögilauast juhuslikult möödunud, võib küll nii öelda Hardi Volmer, kellel on Virumaaga pidevalt mingit pistmist, nagu on tegelikult tal pistmist kogu Eestiga, aga ikkagi Singer Vingeri Aino on ainus, mille muusikaautor nagu suurel osa Sinku-Vinku muusikast on Roald Jürilau, kes on siis Sompast pärit, aga sina just rääkisid, et poliitikuamet sunnib sind ma väga loodan, et nüüd Rollu ei kuule seda. Ma helistan Roaldile. Sest et ma võin mööda panna, et vaata neid väikseid asundusi, Kaevuri, Linnaku. Roald, anna oma lollile sõbale andeks, kui ta mööda paneb. Aga isa töötas kaevandusinsenerina too aeg, siis sellepärast, ja ma võin mööda panna, et minust oli Somp. Aga muuseas, ennem väikest pausi jäime me tegelikult pidama Narva barokklinna papist maketi juurde. Ja pausi paiku ikkagi tuli Rein Sikule meelde, et sellest peaks veel 1,2 rääkima. No me jõudsime enam-vähem sinna tõepoolest, kes ta maketti tahab näha, laseb raega ukse taga kella ja eks talle ikka näidatakse ka. Niimoodi ja see tubli inimene Fjodor Šantsen, kes on selle maketi teinud. Ta on aastakümneid seda ehitanud. Aastakümneid ehitanud, ta oli ühe lasteaia puutöö ja kõigi muude tööde onu. Parandas kanalisatsiooni ummistusi ja lõi naela seina ja nii edasi ja siis hakkas tegema seda. Aga ühel momendil jõudis Narva linnavalitsusele viimaks ometi arusaam, et see on oluline asi, et see ei ole lihtsalt üks hunnik pappi. No et mingi suvaline taat oma pimedatel õhtutundidel tegeleb mingi sisemise sajuubi väljaelamisega. Ei, aga neid võis täiesti vabalt võis heidutada ka see, et ajalooline kontekst, et seda võidakse võtta kui täiesti konkreetset süüdistuskokkuvõtet puna nendele kotkastele, eks ole, kes selle maa pealt ära püükisid. Aga kuulutati välja konkurss, et kuidas eksponeerida nii, nagu oleks ühele sellisele maketile sobilik, nagu Euroopas seda tehakse. Konkurss toimus, konkursi võitis firma, kes on ka Fama keskuse, milles on vanaaegsed kahurid, suur kaubanduskeskus. Selle omanike nad minu teada olid nõus ehitama isegi omaette lisapaviljoni, selleks, et inimesed tõesti näeksid seda, saaksid selle juures käia, saaksid selle peal käia ja nii edasi. Ja asi jõudis Narva volikogusse ja Narva volikogu vaatas selle asjale otsuli, aga see asi läheb üle kalliks maksma. Aga meil on linnaraamatukogus 4. korruse nurgas on üks väikene kunku, et las Šantsen kolib oma maketiga sinna. Ütlesid mulle Fama keskuse inimesed. Mida perset võiks selle peale öelda, jah? Rohkem ma praegu hetkel ei tea, aga ma väga loodan, et kui meie president sinna kolib, et äkki ta suudab anda edasi Narva inimestele selle sõnumi, et sõbrad, see on teie väärtus, mida te peate näitama, mitte seda häbenema. No loomulikult ja tõepoolest, et kui üks siukene tegelane veel täiesti omal initsiatiivil poest PVA liimi ostas, eks ole, aastakümnete pikku on mõõtnud, vaadanud värki, mismoodi välja nägi. Ja see ei ole tõesti mingi ligikaudne, vaid seda maketi silmitsest sa saadki täpselt teada. Ja üks ajale, et mismoodi see. Minu ihusilmad ei ole seda näinud, jube kahju, aga ma kujutan ette, et tegelikult tänapäeva tehnika lubab kaabeloptikaga minna sinna tänavatele hulkuma üles filmi. Täis virtuaal. Võiks selle maketi najal saaks virtuaalse Narva? Saaks, tal on paraku nii, et osad majad, tänavad ja kõik need on paigas, aga nad ei ole, need fassaadid ei ole kõik täpsed, osad on ainult veel mingid siuksed papptorbikud, no ta ei ole üsnaga jõudnud, aga tegelikult kui nüüd olgem ausad. Ma mõtlen seda teist pappi, milleks meil arvutid on, mis see siis, kui sul on vormid olemas, mahud on olemas. Sinna fassaadid tekitada, see on. Ei, see ongi köki-möki loomulikult ja ikkagi me tuletame meelde, et see on ikka ühe venna eralõbu olnud kogu aeg ja nüüd, kui ta tõesti pannakse mingisse kunkusse, siis see on ikka ütleme hale lalline. See asemel, et Nobeli preemia anda. Ja kui meie presidendi sinna minek suudab kas või selle maketi tuua rahva ette,
siis on see 1000-kordselt ennast õigustama. Paneme praegu presidendile siili pähe. Kas või see jah, kas või see. Et see oleks tore, aga kuna sinu raamat ei räägi mitte kaugeltki ainult Narvast, noh muidugi Narva on olnud paljude eestlaste jaoks dead end, aga tegelikult võin ma rahulikult selle regioonis ringi tolknenud inimesena öelda, päris dead end oli ikkagi Kohtla-Järve oli kõik need aastad. Et Narvas oli suhteliselt ikkagi ütleme arukamat kontingenti kui Kohtla-Järvel ja Kohtla-Järve paistab ju silma selle sama repressi tõttu, et seal noh, ma võin täiesti jumala julgelt ja külma kõhuga öelda, sai alguse suur osa Eesti punkliikumisest tegelikult, et kui me hakkame siin lugema, mul tuleb 2 käe najal kohe punkareid, kes sealt kõik pärit on. Registreeritud esimene punkar, eks ju Uno Laur, kellega meil koos Frediga läks üks saade pekki, sellepärast et Alice Tisleri bassistil jäi telefon sisse, siis peksis niimoodi segast, aga me kordame kindlasti kuulaja rõõmuks seda pungisaadet. Ent tõepoolest, et Kohtla-Järvel oli Eesti keskkool, mis siis nagu justkui vastandas kogu sellele kaevandusmentaliteedile. Et sina raamatu kirjutajana ju tead seda asja absoluutselt, mis seal toimus. Ja kõige lahedam selle Kohtla-Järve ja ütleme punksümboli. Kohtla-Järve punksümboli juures, mis on siis skulptuur, 2 kainet kaevurit või autööle. Selle juures on ju see, et kui rahulikult kõndida ümber selle skulptuuri ja vaadata seda nii ees kui tagantpoolt. Siis see skulptuur, mis pandi püsti 60-ndatel, see on ju absoluutselt homoerootiline. Vaadake, kuidas need musklis käed embavad teineteise tagumikkusid ja ma kujutan ette täiesti, kuidas mööda seda Kohtla-Järve keskallee läheb Vikerkaare värvides, eks ju, rongkäik. Ja nagu Pride Parade võiks sealt minna mööda küll, kujud võiks ka vabalt lillaks värvida. Ja praegu on neil sinimustvalged lipud, mitte lipud, vaid sallid kaelas. Küll see areng sinnamaale jõuab, see on tõeliselt lahe koht, jah, see on Kohtla-Järve keskel, et igaüks liiab selle linnavalitsuse volikogu maja eest üles selle autööle või siis jah, üksteist armastavad kaevurid. Kohe tuli meelde Meelis ja Vjatško, aga nemad on täiesti lahus. Seal ei ole mingit erootikat, natukene võib-olla mingit natuke õige, esimene tõmme võib-olla. Nad alles keemia hakkab tekkima. Okei, Rein, sa panid tegelikult raamat ei ole ju teab, mis paks, sa oled Virumaaga kokku puutunud palju kauem ja nagu sa esimeses saatelõigus teatasid, et eks see hakkas siis sul Kadrinast järjest poole ida poole need ekspeditsioonid niimoodi minema ja tagasi tulema. Aga tõepoolest tegemist on ju kohaga, kus võiks olla hästi mõnusalt selliseid looduslikke kultuuri ja muid huvimärke. Ja see nüüd on küll küllaltki laokile jäetud. Ma ei mäletagi, kes võib-olla esimest korda selle asja raamatus üleüldse pani need Ida ja Lääne-Viru ootamisväärused. See oli mingi reisikirjandus või vast 5-6 aasta tagune Marko, miks mäletad selle tüübi nime? Marko Kaldur. Marko Kaldur ja Kalduril olid igased asjad, noh see katse seegi, eks ole. Aga enne seda tegelikult olid väga tublid Soome reisijad, näiteks Marja-Liisa Piila, ajakirjanik, Tapio Mägelainen ja nii edasi, kes kirjutasid üles ka neid Virumaa monumentide lugusid ja mida ma olen püüdnud selles raamatus just jätkata, et üles kirjutada selliste natuke totrate monumentide lugusid. Või tähendab, et minu jaoks ei ole oluline mitte selle monumendi kunstiväärtus, mille jaoks minu maitse on liiga võib-olla vähe arenenud, et seda mõista, aga kui selle juures on lugu, siis ma panen selle alati kirja. Ja muuseas, see on ju täiesti tõsi, need kõikvõimalikud totrad monumendid, neid oli küll ja veel. Olmer, sina, kes oled alati absurdi armastanud monumendid üle naernud. Absurd on mind armastanud. Absurd on sind armastanud. Et sa oled ka nendega tuttav, ma usun. Jaa, täiesti võimsa monumendi muidugi saime me oma järgnevasse filmi, mida me teeme praegu vaikselt, mis on nii-öelda räägib Euroopa kalmetest ja hauakividest ja kõik võimast hauamärkidest. Saime fantastilise komplekti, seal on Vabadussõja malmristid, eks ole, selle platsiga, mis on see Vabadussõja langenute haud, kus on Vene soldatid poolt puruks pekstud, kus on köndid ainult, aga kuna meie film on ümberläpse, see on pikk jutt, siis see on
kui film valmis, ma luban kuulaja, et me Hardiga pajatame. Aga teine ma tahtsin küsida samas selle nii-öelda jõeäärse tee ääres Narvast, Narva jõe suus seisab üks tank ja mina ei oleks osanud ju sellele mingit tähelepanu pöörata, aga too sama hää inimene toona Narva linna peaarhitekt, kes vihjas sellele, et see on nüüd natukene märgiline, et see tank. Kas sa mõtled, toru näitab? Ei, see tank on seal kogu aeg olnud ja ta vedeles nagu ta oli, seda värviti üle, sinna tehti graffitit peale kogu 90ndad ja sajandi algus. Kui siis äkki toimus murdepunkt ja linnavalitsus võttis ette ja suure hurraaga see tank värviti üle, sinna viiakse lilli, seal käivad pruutpaarid. Ja see tank ärkas uuele elule ja ütleme nii, et tegelikult selle taust on, ütleme nüüd natuke õõvastust tekitav tegelikult. Noh, nii ja naa, eks ole. Et ega sa ei ole oma teoses sellele tähelepanu. Olen küll ja selle tankiga ongi lugu selles, et algselt püüti sellest tankist jätta muljet. See on tank, mis siis sai hukka Narva jõe forsseerimisel nagu. Aga hiljem tuli välja tõsiasi, et see ei olnud mitte hukka saanud jõe forsseerimisel, vaid see oli toodud kusagilt nagu niimoodi, ainult makett, eks ju, võib-olla mis kasutati. Legend ju rääkis, et see toodi jõe põhjast välja, eks ole ju. See Sindi tank ja ma arvan, et nad kõik kuskilt lohistati kohale, võib-olla tehti pärast sõda spetsiaalselt sellised monumenttankid. Võib-olla tõesti, eks ju, ja Valga oma ja mis ja, aga et iseenesest ei ole tore, et ta on olemas, et ta räägib meile oma lugu ja kurjad jõpsikad või vaatuke ka vanemad inimesed olla vahepeal tanki toru keeranud sinnapoole, kus nende arust oli vaindlane, see tähendab itta, mis oli päädis järjekordse poliitilise skandaaliga. Ja ma tuletangi meelde, et see tank on selles mõttes ka kohalikest tekitanud Virumaa inimesest paksu verd, siin on nagu täiesti kindel variant, kus inimesed on 8, kuna tank näitab nagu otsaga lääne poole, elik ta on jõe ääres. Ei seda enam, et ta nüüd on kõrvelitud, üles mukitatud, restaureeritud, ütleme, et üks sõjamonument peabki olema, teda ei tohi lasta nõgestesse kasvada, selge see ja rooste minna võib-olla, aga meie jaoks on ta valulik. Aga see on tõsi, et toru keeranud ja vahepeal Venemaa poole peale. Praegu tast on kultusobjekt tehtud taas, muide, vahepeal ei olnud. Muidugi ei olnud. Ja see on märgiline, ta on reliikviaks saanud jälle neile inimestele, kes käivad seal kummardamas. Mind selle ka ei häiri. Seepärast, et nagu ütleme, kui minu ülikooli ajal, kus sa tundsid tõelist eestlast, ikka sellest, kes viis Kuperjanovi ausambale küünla, siis nüüd, kus sa tunned tõelist impeeriumeelset, seda, kes käib tanki juures nagu niimoodi. Igal ühel peab olema oma altar. Ja peale selle, et kohe näha ka, kes kus käib, et ei ole mõtet paarides kastide kaup õlut juuet välja selgitada, mis meeleoluga inimene üldse on. Tuleb vaadata, kus ta käib hommikul omaga viljapundiga. Hoidku jumala seda tanki sealt nüüd ära võtmast keegi valitsuseks ole, et siis selle teame, mis järgneb. Et mingi kultusobjekt ilmselt peabki olema ja muidugi ja meil ei mahu see pähest, et meil on see hästi võõras ja vastuvõetamatu, aga ja raske on aru saada inimestest, aga tegelikult peaks saama aru, et inimeste religioon ongi ainult see sõda, see viimane sõda, eks ole, et see on selle, millest kinni hoida. Kunst ja kultuuri suure K-ga, nagu sa Volmer meil oled, eks ju, suure F-iga võib-olla isegi ja Volmer. Mis on targem näiteks Laidoneri ratsamonument Viljandis, see on ikka vahe küsimus, kas keegi mäletab, et Laidoner kavandas mingit ratsaväge või? See on ju täielik bullshit. Kas sa mäletad tema positsiooni tsaari armees, kus ta kindraliks sai? Ja. Ma ei julge vaielda, siin peab Sandraku appi võtma, kes ka kohe siia saabub, aga kas ta ei olnud mitte ratsalügemendis? Jah, aga Eesti Vabariigi asjus. No ja, aga kui soomlastel juba on, eks ole, Mannerheim hobuse seljas, no ega me ei saa viletsada. Muidugi, kõik peavad hobuse seljas. Hobune on ikka rangisjalgne. Ja ei, ta on nagu... Hobuse jalad on lühemad kui Laidoneri jalad, see pakub nalja. Ei, ta on armas, ta on Eesti tõugu, siuke väike hobune. Väike hobune, Muula moodi, aga ikkagi hobune. Ikkagi armas ja väike, ta ongi, meil ei ole suuri
suuri selliseid meeletult pompöösseid ratsamonumente ja et see on meie ainuke ratsamonument, las ta olla siuke väike. Muidugi, Virumaal on kõvasti lahti seletamata lugusid, see on nüüd küll tõsi. Kui ma nüüd millegagi võrdleksin vast, ma mõtlen suurema publikkonna jaoks, siis ehk äkki rannarootslaste lood kusagilt Lääne-Eestist, mis on küllaltki ka meile tundmatud, seda võib vast Virumaaga võrrelda. Muu Eesti on, ütleme, nii patriootiliselt kui kultuuriliselt küllaltki läbi käidud ja kaunis hästi ära kaardistatud, noh. Virumaa nüüd siin inimid, su raamat aitab selle kaasa, kõik muuseas ei ole üldse, et kellelgi valesti siin meelde ei jääks, et nagu Virumaa koosneks nagu tankidest ja ma ei tea millest. Peipsiverest on nüüd ilmunud lõpuks väga mahukas romaan, see on kunstivormis, eks. Peipsiverest oli õnneks juba enne, et me teame ka Frolovi ikonostaasi töökodasid, eks ju, Peipsiveres ja tegelikult ka Marju Kõivupuu on nüüd tema abiga on siis ilmunud ka köögist ja üldse Peipsivere kultuurist mingeid asju, et on küll jah, et tõepoolest, et mingi teatud valgusus toimub, aga lõppkokkuvõttes nendest tegelastest, kes Rein, vaata, kes tulid siia 60 alguses näiteks. Nad tulid suure tapiga, kui ehitati elektrijaamu, kaevandusi. Eestis neid inimesi ei jätkunud mitte kuidagi, see oli Nõukogude tööstus ja siia toodi tõesti rongide kaupa inimesi, seda ei ole mõtet nimetada küüditamiseks, neile anti ikkagi märku, et siit saab korteri, siit saab enam-vähem elamise ja nii edasi, aga seda alles 70-ndatel. Väga paljud olid mingi komsomoli löökehitustöölised hoopis tükis. Ja, aga olen ise rääkinud ühe memmega Sillamäel, kes rääkis mulle seda, kuidas kusagil Siberis komsomolid läksid vabatahtlikult siis Leningradi taastama. Aga rong ei peatunud Leningradis. Rong ei peatunud ka mitte Narvas. Rong sõitis veel natukene edasi, nagu kuni siis öeldi, aeti neid välja ja öeldi, näete, siia tuleb linn, selle nimi on Sillamäe ja te ehitate selle. Jõudu tööle, kommunistlikud noored. Ja loomulikult ei olnud neil vaba voli kohe tagasi minna. Loomulikult, ma just tahtsingi öelda, et tegelikult see oli väljast kinnine, aga võib-olla seespoolt ka, eks ole kinni. Seespoolt oli väga kinnine ehitamise, olid need kõik kinnised, inimesed elasid paigaltud soojakutesse, vagunites, et selles mõttes tsoon ikka, täiuslik tsoon, eks ole. Oli tsoon ja sõjaväelaagris. Ja need tegelased on sattunud kõik parasjagu sellise pensioniikka, isegi 80 juba ja 70 keskpaiku, mitte enam nooremad, kes siis selle tapiga kaasa sattusid. Neil kõigil on ka tegelikult oma lugu rääkida, olen isegi neid kuulanud. Täitsa põnev on, et geograafiliselt, kui me võtame nüüd selle Nõukogude Liidu selle 6. planeedi on igalt pagana poolt on neid kokku tassitud. Et see kaevandusbassein siis ehitada, eks. Nemad on tänulikud rääkijad, jätkuks meil tänulikke kuulajaid. Just, et sellised kuulajad, kes nagu iga ma ei tea, 2 minuti tagant ei hüüaks, et jah, okupant, räägi veel. Pole vaja inimesi kiusata selle koha pealt, mis neile on valus, seepärast, et eks nad kõik olid ka ise mingi koha pealt kannatanud. Ja see üldse ei vaidlegi vastu ja Virumaa, vähemalt Ida-Virumaa on selliseid lugusid kindlasti täis. Olen ise ka kohtunud inimestega, kes tõepoolest ei tulnud vabatahtlikult kas suunamisega või siis see hilisem asi, kui oli midagi valmis juba ehitatud, et tõepoolest, et piltlikult öeldes kusagil Saratovis on tänavanurgal kuulutus, et saad 4-toolisse korteri, kui tuled kuhugi imelikku kohta, mille Iivi või Kohtla Jirve. Noor, eks ole, pruudiga pole kuskile elama minna ja see romantika ka sinna otsa veel, eks ole, ma saan täiesti aru sellest. Rovaniemi kandis on ka parem saada. Ja kes see neile rääkis, eks ole, et siin oli üks imeline linn, mis kuradi Nõukogude punakotkad nii-öelda maa pealt ära pühkisid, seda ei rääkinud keegi, eks ole, see tuli neile, see teadmine tuli hiljem kõik. Õige ta on, ma tegelikult tahtsin Rein Sikoga rääkida ka soomugri asjast, millega sa seotud oled, me ei jõua seda paraku teha. Ma arvan ka, et me kusagil, kui meil mingi soomugri värk tuleb, siis ma kutsun su lauda. Liigume üle Narva jõe, praegu me ei jõua, jääme siiapoole jõuga. Jääme praegu siiapoole.
aga võtaks korraks mõned minutid kokku, nüüd me oleme rääkinud mitmetest kohtadest, mida võiks vaatama minna ise, no on läbi lipsanud siin Viivikonna. ma ei räägi Tangist ega Sillamäest ega muust, lihtsalt Narvast tolgendamisest isegi noh jah, tõepoolest. Narva Veneetsia, ma nüüd nägin sügisel ära. jah, sa nägid paadikuuride linnaosa. Ma olen vanaks elanud. Ma olen 10 korda Narvas käinud. Kuula, kus on Pingviini ja Aafrika tänav on seal on Pingviini tänav ja Aafrika tänav. See oli fantastiline. Põgusalt hüppasime autost välja küll, aga noh ikkagi Narva Veneetsia. Ja seal on siukesed melanhoolsed, filosoofilised mehed seal Narva Veneetsis, kes putitavad oma paati ja lonksavad viina, kallavad. Ühed olid silla, vaata sealt üks on see koht, kus sa pead üle silla sõitma, teispool silda hakkab see kanalite süsteem. No see on veehoidla ääres põhimõtteliselt. Nemad olid silla selle posti juures, ilm oli külm, ujumas seal kedagi ei saanudki olla. Aga viinapudel oli selle silla posti otsas. Ja oli üks baaba ja 2 meesterahvast rõõmsalt. Et siuke pärast lõuna meeleolu. Ja kuskilt kostis Võssotski. See võib olla küll. Võis olla isegi. See peab kostma. Mitte ainult Võssotski, see võib olla ka vabalt Oku Djava, mis kostab. Ja võib isegi kino olla. Kino on ega kuulab vist nooremate inimestega kuulamisi. Nad olid täiesti okei, niimoodi kenas vormis ja vestlesid ja ilus suur viinapudel oli ja jõid. Aga Rein veel, kuhu sa inimesed suunad? No et hästi inimesed lähevad poodi, ostavad sinu minu Virumaa küll, aga kus sa nad suunaksid, kui ilmad soojemaks läheb? No kui idas käia, käige kindlasti ka ära Kuremäel. Uurige kohta, kus asub Kalevipoja haud Kuremäest veidi kaugemal nagu. Seal on nüüd ju 2 tükki. Kumb see õige on ja uurige ka seda, et kus õuest te võite kivistunud Kalevipoja südame, mis on täitsa olemas. Siis minge näiteks siukse kohta nagu Avinurme, mis küll Virumaalt praegu putket pani nagu liitus Mustveega ja nii edasi. Aga vaadake Museo või vaadake Avinurmes sealset puust Kalevipoega, mis on 10 meetri kõrgune, mida ehitas paarkümmend külameest. Ja loomulikult ärge unustage Rakveret Tarvaga ja meie väikse armsa Arvo Pärdiga, kes nagu igaks pühaks saab kaela omaette värvis salli, rääkimata sellest, et 1. septembriks koolikoti selga, et niivõrd väikest ja armsat. Kuulad, tähendab rahustama, tegemist on kujuga, mitte päris Arvo Pärdiga, kellele pannakse 1. septembril koolikott selga iga kord. Aga nii väikest ja armsat monumenti, nii suurel inimesel kui Arvo Pärt kuskil mujal maailmas ei ole, kui on Rakvere keskväljakul poissi jalgrattaga. No täiesti uskmatult hea ja ta elab jälle. Jaa, aga ikkagi nii stiilset, absoluutselt stiilipuhast 2 aastaga püsti löödud stalinistlikku ulmelinna keskust nagu Sillamäe. Seda ei ole planeedil maa, need on väheseid kohti, kus sellist asja nii stiilipuhtalt võib näha. Sillamäest me rääkisime. See on vapustav. Ja võib-olla ma soovitaksin minna vaatama veel omalt poolt ka Siniseid keemiajärvi. Mis on siis elektrijaamade lähedal ja see Blue Lagoon. Ja see on Blue Lagoon, sinine lagoon, selle kõik leiab kaardi pealt üles, mis on tõesti väga hämmastav. Ma pean muidugi hoiatama, et ärge palun üritage sinna suplema minna, et ei ole võib-olla kõige targem idee. Ja nende juurde minnes näete ära ka monumendi Batmanile, mida kusagil mujal maailmas ei ole. Tõsi ta on, absoluutselt tõsi ta on. Aga mis siis ikka, ma soovin häid seiklusi Virumaal ja Rein Sikku raamatus kõigile ja Olmer, sina hakkad nüüd mälumängu tegema, pole midagi parata, sina pead veel tööl hakkama. Aga oodake filmi Maetud Euroopas, kus te näete muide Narvas Saksa need kiviristid graniidist, mis on tuttu uued kõik. Ja siis läheb elama see kõndistunud baasiga maailmarist. Sa teed seda filmi juba õige kaua aega. Ikka teine aasta. Ja, et lõppkokkuvõttes sa oled ilmselt ka poole Euroopat. No mis ongi, enam oledki läbi sõitnud mööda surnuaedu, nagu otsiks endale mattimiskohta, eks ole. Viimane kord ka jälle oli festival, oli 1 päevakene ja 2 õhtukest Brüsselis, aga ma jõudsin ikkagi kesklinna surnuajal ära käia. Nii, ja muudes Virumaale tagasi tulles surnuajad on seal ka lahedad, nii et mina ka alati käin valmistul. Ja Sinimäed.
no jah, ja muidugi me ei räägi, kui me sattume vaatame ikkagi pilti, kuidas Saksa ja Vene pool sõdinud vanamehed, keda on ikkagi mingi paarkümmend tükki järgi täiesti rahulikult, kes tulevad lõõtspilli saatel viina võtavad, siis on omaette ajaloolise leppimise pilt tegelikult. Aga aitäh sulle, Rein Sikk, Chef Raamat Minu Virumaa ja aitäh sulle, Volmer, et sa siit viitsisid mööda tuikuda ja tulla siis köögilauda rikastama oma sotsialistliku näolapiga. No, pigem aitäh, et saitsin ära sisustada selle viktoriinile eelneva aja, mis ma oleks niikuinii siin konutanud, kui kaugelt tuli. Nii, meie läheme nüüd teeme mälumängu, aga teie kuulate kohe Gert Valdarut, sellepärast see on vaja ka veel ära teha. Te olete Kuku Raadio lainel ja kuulate Juku Raadiot. Juku Raadio aitab elamusi koguda Apollo. Ja kohe algab Valdaru lauanurk. Sest kui on olemas Juku-Kalle köögilaud, siis on olemas ka köögilauanurk. Ja seda nurka valitseb Gert Valdaru. Hea Juku Raadio kuulaja, täna on väga sportlikud külmapühad, et teatavasti köögilaud ju läks eetrisse Kuku klubist, aga nüüd ma võtsin hõlmad vöö vahele ja katsin umbes 1,5 kilomeetrit lumehangisid mööda ja jõudsin Balti jaama turule Humala kotta, kus mind ootabki Gert Valdaru. Tere Gert, sinu lauanurk hakkab, sa oled siia selle ilusti sisse sättinud. Tere õhtust, kallid kuulajad, tere Juku-Kalle, sina ka muidugi. Kuule, mulle jooksest tekkis mõte, et kas me kuidagi saaksime nüüd, mil ütleme temperatuur on selline, et kui see jätkub, siis külmub ära meri, kui see jätkub mujal, külmub ära ka Vahemeri. Kas me saaks kuidagi teha sinu, ütleme siis lauanurga juttu nii, et me ei mainiks korragi sõnagi põgenik, pagulane ja nii edasi. No ja ränne. Proovime, mulle meenub kohe Simpson Saekülast, kes ütles, et ükskõik mida ta tegema hakkab, kas tuvi või siga või et ikka tuleb fallos välja, et vaatame, et kuidas meil see saade võiks minna nii, et kui me neid sõnu ei maini. Vaatame, kas me oskame paremini kui Simpson Saekülast ja vaatame, kas tuleb fallos või ei tule, eks ole. Ja, aga alustada võiks ikkagi Itaaliast ja meie tuntud vanapaarist. Meil on lemmik vanapaar Itaaliast, sellest me ei saa üle ega ümber Berlusconi, kes on 81-aastane ja tema 82-aastane siis meessekretär. Kelle nimi on Gianni Letta. Vahepeal läks meelest ära, kui see üles suuritud. Vanapaar on igal juhul muljetavaldav, nad purjetavad valimisvõidu poole Itaalias. Pühapäeval on valimised. Ja, just. Tasub jälgida. Aga ma kuulsin kurbi uudis, et vanapaar on lahku aetud. Jah, et selguski, et me siin paar saadet tagasi rääkisime, et kuna Berlusconi ise ei saa valitsusse minna, kuna tal on süüdi mõistetud siis maksukuritegudes ja praegu ei ole võimalik tal siis valitsuses olla ja siis ta pakkus Gianni Lettat sinna. Aga ma ei tea, kas siis tema partneritele Põhjaliigast ja mis oli Itaalia vennaskond, mida juhib naisterahvas, ei sobinud see, siis ta pakkus välja Emma Bonino, ühe naisterahva. Ja see äkki see ajaski tüllinad siis oma vahel või? Italia tähendab jaoks on naisterahva pakkumine küllaltki arukordne ja see, et see naine, kes ikka, nagu me teame rahvajuttudest, et tuleb otsida naist. Ma saan aru, et selle mees vanapaari on tüll jäänud see naine. Igal juhul seal käib üks suur seebiooper, sest et omakorda, kui nüüd see Emma Bonino järsku võib-olla ajas siis tülli Berlusconi Gianni Lettaga, siis kui Berlusconi pakkus välja Emma Bonino, siis solvus Itaalia vennaskonna naise juht. Ja ütles, et tema ei ole Emma Bonino poolt mitte mingil juhul ja nemad valitsus ei lähe, kui Emma Boninost edasi räägitakse. See on, naised hakkasid kaklema mehe pärast ja koha pärast, et nii on, aga ma saan aru, et vanapaari vaikelu on ikkagi siis selles mõttes kahtlusella seatud nüüd. Ja nüüd on siis ei mindud tagasi meespaari Gianni Letta juurde, et oleks meespaariline, vaid soovitakse, Berlusconi näeb, et järgmine Itaalia peaminister võiks olla, kui tal õnnestub valitsus moodustada Antonio Tajani, Euroopa Parlamendi tänane president. Ja mulle selle Tajaniga meenub üks vahva. Aga see on ju noorem ilusam mees, kui ta 1954 aasta sünni ajaga. Igal juhul ei ole mingi 82 aastane. See on ikka täitsa nooruk. See on ju ponks poiss. Täitsa ponks. Aga mulle meeldub
Tatšaniga see lugu, et meie Europarlamendi saadikud on rääkinud, et Tatšani üks peamisi põhiprobleem oli, kui ta oli Brüsselisse saabunud, et talle ei antud turvamehi ja see pidi olema Itaalia poliitikule üks peamised staaturisümboleid. No see on solvav. Ja uhkem isegi kui see, et sul võib-olla seda autot ei ole või mingit sellist. Ja et kuna Tatšani oli ikka väga selline, kes nina püsti käis ringi, väga staatustajas taga, aga siis, kui ta hakkas parlamendi esimeheks kandideerima, siis ta leidis ka tee Eesti rahvasaadikuteni, oli väga sõbralik ja oli aru saada, et soovitakse siis hääli ka meie riigis saadetud Europarlamendi saadikutel. Mina ei saa midagi parata, minule ikka vanainimesed meeldivad, ma hoian ikkagi Berlusconi ja tema, mis ta nüüd see oli see... Tatšani, ei selle tema paremale käe Gianna Lettale. Gianna Lettale jah, et Berlusconile ja Lettale, sest ikkagi 81-82 aastane vanapaar võiks tasa ja targu toimetada, talitada tasasaega nurgas Itaalias. Aga kuula nüüd seda Berlusconi tsitaati, millega ta põhjendab, miks Tatšani peab saama peaministriks. Kõik mõistavad, et ta oleks suurepärane kandidaat, sellepärast, et Itaaliaga ei arvesta enam Euroopa ega maailm. Temaga arvestatakse kohe hirmsasti. Ta on Euroopa Parlamendi president, kes on valitud otse Euroopa kodanike poolt. Vot nii. Nii need nooremate vastu välja uhatatakse, et see on ikkagi perekondlikult on see. Aga üks asi, mis on nagu huvitav. Aga ma ühe asja ütlen veel Berlusconi kohta, mis on huvitav fakt, et ega siis Tatšani võib ka kahelda, sest Berlusconi on nüüd vihja andnud. Aasta pärast kaob tal see karistuse kandmise asi ära, ta võib ise valitsusse minna ja peaministriks. Ja siis võib olla hoopis teine mäng. Jah, et nemad võivad seal kokku leppida, mida iganes. Aga siin mul tekkis, me siin teoritiseerisime vahepeal ja hakkasime mõtlema, et kui nüüd need Itaalia tüüpe võtta, siis tegelikult on üks niisugune hea teoreetik, kes kaardistab inimtüüpe psühholoogiliselt. Ja nimelt nad jagunevad kolme, et inimene võib olla kas isend, indiviid või isiksus, eks ole. Jaa, üks Vene akadeemik Anatoli Simitšev on toonud välja, et isend, indiviid ja isiksus. Ja kui meil on, vaatame nüüd hakkavad need poliitilised debatid pihta, siis vaadake, kuidas poliiterakonnad suunavad oma sõnumeid. Kas nad suunavad isenditele, indiviididele või isiksustele. Indiviid on... Aga alustame isend. Isend on... Simitševi alustan, mis on isend? Ja siis te võite ise ka mõelda teisel pool raadiot, et kes teie olete. Meie ka, jah, tõenäoliselt. Isend on siis see, kelle eesmärk on ainult enese säilitamine. Et tal oleks toit laual, riie seljas, et tal oleks eluase olemas, et ta saaks magada. Et saaks presidendi vastuvõttu vaadata ja kiruda. Just, et rohkem tema nagu ei tahagi, et oleks nagu toit laual ja... Elementaarne vajadus. Just elementaarne. Nii, indiviid on juba krõps kõrgem, tema teab oma rolli ja kohta ka ühiskonnas koos vastutusega. Ehk millise rolli tema võtab nagu ühiskonnas. Kas või see näiteks, et sa võid olla seal kodus muu, aga kui sa tead, et sa hommikul minu ülesanne on tee puhtaks teha, ära koristada, sest sellest sõltub väga palju, sest sealt võib mõni inimene kõndida näiteks ja libedaga libastuda ja haiget saada või kondid murda, aga sa tead oma kohta. Ütleme, kui sa oled indiviidist kojamees, siis sa jäta pohmaka pärast teed pühkimata. Just. Nii et sa vähemalt saad aru, mida sa siin ühiskonnas teed ja vaatad veidi ka kõrgemale koduseinte vahelt. Ja siis isiksus muidugi. No vot, ja isiksus on nüüd see, kes aitab meil ühiskonnas välja selgitada, mis on tõde ja vale, mis on ilus ja kole, mis on headus ja kurjus, mis on õiglane ja ebaõiglane. Ehk kes suuresti nagu need sellised osavad poliitikud, kes püüavad rahvast või inimesi enda järgi koonduma panna ja püüavad tõlgendada neid asju. Ja ütleme ka, et inimene, kes oskab sättida mingid nii siis indiviididele kui isenditele mingid suuremaid eesmärke, eks ole. Kas me ütleme, kuidas me iseennast tunneme või jätame selle raadiokuulajatele arvata?
tegelikult ega Vene akadeemiku teooria, see 3 asja, see on umbes nagu see koloorik ja melanhoolik ja sangviinik ja nii edasi, et ega siis 3-ks on seda väga meelevaldne jagada. Ma arvan, et igal inimesel on need kõik aspektid olemas, tegelikult me võiksime visata kulli ja kirja, millised 2 alles jäävad. Oleneb päevast. No oleneb päevast ja siis visata veel kulli ja kirja, et kummast 2 alles jäävad. Aga miks ma nendest 3 staatusest tahtsin ka rääkida, et ma jõuame nüüd sellele väga palju vaidlusi tekitanud vabariigi aastapäevani. Ma ei taha väga pikalt sellest üldse rääkida. Sina tahad ka sellest rääkida, minu meelest kogu meedia. Tead, miks ma tahan rääkida? Mina ei ole seda etendust siiamaani näinud või seda kino, mis seal oli. Et ma ei ole siiamaani näinud, aga selle müra järgi või selle kära järgi ma võiks ütelda, et see etendus oli nagu vaja, sest kui me vaatame Simitševi ja vaatame isiksusele omaseid asju, siis mina ütlen, et Eesti riik on isiksuse tasandil. Meil hakkasid toimuma tõsised patid, kas see oli nüüd tõde või oli see vale, oli see ilus, mis see etendus oli, või oli see väga kole. Kas raisati palju raha või vähe raha, kas lavastajad olid õiged või valed? Jah, kas teil oli õiglane anda selline raha lavastajatele või mitte, nii et kui vaadata nüüd sellist meie riiklikul tasandilt, siis me elame, ütleme, et meie elu on päris hea, et meile läheb korda see, mis meie siin ümber on ja me tahame pidada debatte siin selliste oluliste väärtuste teemal. Ja pilduda üksteist igasuguste kätte juhtuvate kööginõudega. Aga minu meelest mina läheks üldse nagu siin arutelus nagu kaugemale ja küsiks, et kui normaalne on üldse mingi peo või kellegi sünnipäeva jälgimine telekast. Ma kujutan ette, et ütleme, et peaks juhtuma, et Jumal tuleb maa peale, siis ta tuleb meie juurde, ütleb, et mis asja te teete? Te vaatate pidu televiisorist. Miks te ise pidu ei pane või ei tee? Sa oled kindel, et Jumal ei ütle, et teeme teleülekande. Ei, teleülekandet ei tohi teha, siis me läheme riidu. No, siis me läheme riidu. Hümni võib-olla ei kõla, siis mis meil veel on? Heli on aklik ja mis kõik asjad võivad olla. Aga eks selles ole sügav tõde sees, et minu meelest ka ikkagi kulla sõbrad, et pidagi ise mõnusat pidu, et ei ole vaja telekast pidu vahtida, kui tead seda, et on 50% tõenäoline, et saab sind ilgelt leili. Mina ei vaatanud seda televiisorist, sest ma olin oma pere keskel ja me täistasime viisakalt ja rahulikult seda. Aga tegelikult, kui sa mõtled, nagu lähed seda, tegelikult on nagu naljakas, et sa vaatad, näed, läks peole, vaata, mis tal seljas on ja elad sellele väga nagu kaasa, et ma ei tea. Isegi minust üks debatt top selle üle käia. Suguvõsa juubelitu ei vaata selle pilguga, kuradi vanaisa raiskatud, vana käss, no vaata, mis ta on talle selga ajas. Ja siis sa pärast ei lähe oma vanaisale ütlema, kuule, sitt pidu oli. Täpselt niimoodi, et mina mõtlen ka, et rohkem positiivselt pidutsesid kõik nii nagu tahtsid, et keerakam ikkagi telekas selleks ajaks ilusti kinni. Aga ma tahaks ühest ajakirjanduslikust loost veel rääkida, mis on põnev. Et nimelt Yahoo portaalist lugesin seda, et lõpuks ometi vist hakkab jää liikuma internetis just ajakirjanduse vallas, et ajakirjandusväljaanded hakkavad sealt raha saama, sest vanasti oli ju arusaam selline psühholoogiline, et kõik, mis on internetis, on tasuta. Ja kui keegi, näiteks oli see Päevaleht või Postimees tegi uudise tasuliseks, siis oli kisa nii palju, et mis mõttes, et miks ma pean maksma selle loo eest. Ja see oli nagu, ja keegi nagu väga ei olnud selleks valmis. Aga nüüd on nagu selgunud, et inimesed järjest rohkem on harjunud mõttega, et internetis asjad ei ole tasuta. Ja sellele on tõuke andnud väidetavalt Spotify ja Netflix, kus inimesed on harjunud psühholoogiliselt mõtlema, et peaks nagu maksma. Ja näiteks, ja see on nüüd liikunud ka sellele, et sinnamaani, et ka inimesed on valmis siis aja uudiste ja arvamuslugudest maksma internetis. Näiteks New York Times saab juba 60% oma tellimuste, ütleme siis sellest kasumist või summast just internetist. Mitte enam paberist. Just mitte paberist. Ja väga paljudel väljaannetel on see juba 50% ligi. Nii et väga hea meel, sest see on tõesti natuke kummaline, et sa teed midagi, toodad, sa paned internetti ja siis eeldatakse, et saad seda tasuta. See meenutab mulle natukene, ütleme, selliseid autoriõiguseid Hiina moodi. Et keegi leiutab kusagil laheda kella, mis peab vee all vastu ja hiinlased võtavad lahti ja teevad oma kella, vahetavad Sanyo näiteks Sonyoks ja müüvad selle turul maa ja kusjuures nad on täiesti psühholoogiliselt ja vaimselt võimetud aru saanud, mida nad valesti teevad, seepärast nende jaoks on kõik asjad, mis on maailmas olemas, see on kollektiivne omand, see, et keegi sellega tööd tegi, see ei huvita mitte kedagi. Nii et minust väga vahva tarbimisharjumus muutus. Sul on tsitaat. Kas me oleme siiamaani saanud, niimoodi me pole kordagi maininud, ränne, pagulane, põgenik, ma püüame tsitaadiga ka mitte seda nagu teha, aga tsitaat on kellelt? Näed, loe.
Ingomar Tuul, jälle Ingomar Tuul. Koduluurija meil keskuses. Vot, Ingomar Tuul on ikkagi vist telekat vaadanud või ei ole või on lugenud siis internetti seda Eesti Vabariigi peo kohta. Ja ta ütleb niimoodi, nad vaatasid peol kino ja pidu telekast ning läksid riidu. Väga tabavalt kokku võetud. Nii, aga me tuleme siis neljapäeval tagasi ja katsume mitte raadioga telekaras siis vahepeal uuesti riidu minna, eks Gert? Ilusaid turvalisi unenägusid. Jah, ärge unes naabritega riidu minge, olge mõnusad. Juku Raadiol aitab elamusi koguda Apollo.